väga paljudel on juba selline kartus, et ma ei ole ammu õppinud ja mul on pikk paus olnud õppimiste seas, et äkki siis, et ma ei teagi, ma ei oskagi mitte midagi ja mul ei ole midagi meeles, et tänavu meil on just, või õigemini sügisel avame just sellise klassi, kus ongi siis kõigepealt 10. klassis kordamise kursus, ehk siis põhikooli kordamine ja siis läheb kogu see õppetöö sujuvalt edasi. Ja julgustuseks me ütleme alati seda, et kunagi pole hilja alustada ja tulge aga ja meil on väga head õpetajad ja meil on väga toredad toetavad õppijad ja kaaslased, et kui te üldse kuskil hakkama saate, siis kindlasti meie koolis. Tallinna Tööstushariduskeskuses on erinevaid valdkondasid, milles saab õppida, mehhatroonika kui ka autotöökojad, logistika, IT-valdkond, müüjad, rätsepad, päris palju erinevaid. Ja meie koolis on ka jätkuõpe ja töökohapõhine õpe. Ja samuti nüüd sellest aastast on ka uued erialad, nimelt tööstusinformaatik ja e-kaubanduse spetsialist. Ja vastuvõtud toimuvad, nüüd hakkavad juunis pihta ja siis veebruaris ka. Ja see üritus, mis siin Lennusadamas toimub, siis augustis tuleb jälle ja siis võib jälle tulla. Töötukassa nõustab alates 1. jaanuarist 2015 aasta ka töötavaid inimesi. Et Töötukassa nimi küll kõlab nii, nagu meie juurde peaksid tulema ainult töötud inimesed, kuid tegelikult karjäärikeskuses Metalli tänav 3 nõustame töötavaid inimesi või siis neid inimesi, kes ei ole registreeritud töötuna. Et kui inimene soovib oma karjäärivalikud üle vaadata, midagi muuta kas oma töökohal või hoopiski vahetada töökohta, et siis saab ta pöörduda meie poole, et need oma mõtted välja öelda ja läbi arutada, mis võimalused tal on. Lisaks näiteks noored inimesed, kes võib-olla tahavad ennast natukene testida, et millised oskused neil on, millised isikuomadused neil on ja kuhu nad nende oskuste ja isikuomadustega sobiksid, siis saavad samamoodi meie poole pöörduda. Me teeme nendele litsenseeritud teste ja saab teha ka võimete teste. Ja lisaks siis sellisele karjäärinõustamisele on alates 1. maist käivitanud ennetavate meetmete programm töötavatele inimestele, mis tähendab seda, et tegelikult saavad töötavad inimesed meie juures ümberõpet, saavad valida teisi erialasid ja need teised erialad on määratletud siis kutsekoja uuringute poolt ehk seal, kus on hetkel tööjõunõudlus, siis riik toetab ja nendele õppekavadele suunatakse inimesi. Kui on tegemist tasemeõppega, siis inimesed saavad lisaks stipendiumi. Aga samamoodi on olemas ümberõppe koolituskaardiga. Et need tingimused on hästi küll piiritletud ja kodulehel saab neid lugeda juba sellisest kohast nagu töötaja õpi. On see selline märksõna, et see on uus 1. maist, kuid kõige lihtsam oleks inimesel meile helistada, tulla kohale ja siis me selgitame inimkeeli kõik lahti, et mis need tingimused siis on ja kas nad siis sobivad sellesse programmi või mitte. Et see on kõige lihtsam moodus, seega ootame teid.